õhinapõhine podcast. Let's go. No tere. Juhuu! 1. september! Kõigi lemmikpäev aastas, eriti kui asi puudutab kooli tulemist. Tänases saates me siis räägime millest? Erasmusest? Erasmuse kogemusest? Meie Erasmuse kogemustest. Meie Erasmuse kogemustest ja võib-olla leiate siit vahelt ka mõned soovitused. Soovitused, näpunäited, mõtted, bucket listi ideed, kõik sellised. Ja kes me oleme? Me oleme õhinapõhine podcast, me oleme Tallinna Tehnika Kõrgkooli tudengite podcast. Meil on nagu eksperdite meeskond, eksperde väga ei ole, mõnikord leiab ka mõne eksperdid ja võite panna ennast valmis ka korralikeks kõrvalepõigeteks. Neid siin episoodis tuleb. Ja mina olen Ketlin. Ma olen Triinu. Ma Reimo. Ma Reimo. Fuh, hakkan pihta. Siis ma sain aru, et see on nagu, see ei ole Michelle, see on Michele ja see on Itaalias kuti nimi. Aga võib-olla sellepärast ma ei olegi seda oma depositit kätte saanud, et see läks uue lauas. Paar tšikki oli, aga siis... Näed, tule! Paar! Nüüd on järgmised 1,5 tundi. Appi. Okei. Ja ootamatult tuli täitsa armastus. Hüppas ette tee peale. Jaa, sest see oli nii ilus ja no ma ei saa üle ega ümber, et mind ei ole raske impressida, mul on vaja selleks 2 asja. No nii, ühesõnaga täna räägime me Erasmusest, Ja. vahetusõpingutest, aga kuna me kõik 3 oleme juba käinud Erasmusel, eks, vahetusõpinguid teinud, aga ma ei tea, et saada samasse paati või samale lainele, räägime, mis meie jaoks Erasmus tähendab. Näiteks alustame Triinusel, kui sa ütled Erasmus, mis sa selle all mõtled? Okei, enne Erasmusele minekut ma mõtlesin, et see on, kuidas ma ütlen, no teine kultuur on ju, uued inimesed, sellised asjad, aga nüüd kui ma tagasi olen tulnud, ma olen selle ise läbi teinud, siis Erasmus saab omamoodi uue tähenduse. Ma ütlen, sel hetkel, kui ma koju tulin, ma omamoodi nagu ei tulnudki enam koju tagasi, sest mu kodu oli ka seal, kus ma oma Erasmuse läbi viisin. Mis sa arvad, Kettu, kuidas sa nõustud? Sest me mõlemad käisime, olime semestri ära. Ma peaks ütlema ka, ma olin Hispaanias Malagal ja Kettu, sina olid? Portugalis, Portos. Ei, ma tegelikult nõustun selles suhtes sinuga, et ma olin varem Erasmuse programmidest kuulnud, ma olin lühikeses Erasmuses osalenud, siuke 2 päevane, 4 päeva vist oli. Ja ikkagi see Erasmus, mis ma nüüd selle 1 semestri tegin, muutis minu arvamust täielikult, et see ei ole lihtsalt see, et sa lähed väliskultuuri, lähed teise riiki õppima, vaid kõik need inimesed, kellega sa seal tutvud, siis neist saab omamoodi sinu pere. Täpselt, ma just tahtsin öelda, neist saab omamoodi pere. Nad on nagu sinu... Nii gei, aga okei. Nad on nagu... Ja nii selle lõikad välja. Nad on sinu Erasmuse pere, sa näed neid igapäevaselt ja tagasi tulles oligi selline tunne, et noh, ütleme nii, et mul näiteks harjumine uue keskkonnaga võtab kaua aega, aga kui ma ära harjusin, siis see oli nagu nii loomulik, et sa kirjutad enda sõpradele, et mis me täna õhtul teeme või kuhu me täna õhtul lähme või mis nagu see plaan on. Ja siis, kui sa üks hetk hakkavad kõik koju minema, siis oli järsku see, et oota, aga ma ei saa ju talle kirjutada, ma ei näe teda enam ja koju tulles oli, alguses mul oli ausalt öeldes selline tunne, et kui ma Tallinnas maandusin, et ma oleks nagu... Oma pere maha jätta. Ma oleks nagu kuidagi puhkusele tulnud Eesti pigem, sellepärast, et mu kodu oli ju Portos. Mul on ausalt öeldes, ma ei ole Tallinnast ja mul on Porto paremini peas kui Tallinn, ma oskan seal paremini ringi käia.
ja nüüd on pigem see, et kuna sellest minul on natuke kauem aega möödas kui sinul, Triinu, siis nüüd on mul selline tunne, nagu ta oleks natuke siuke unenägu olnud, kuule, isegi minul on praegu juba tunne. aga ma tegelikult tahaks teiega tagasi minna sinna, Joo. sest ta oli nii äge kogemus minu jaoks. see Ketu, mis sa ütlesid, et tuled tagasi ja sa tuleks nagu Eestisse nagu puhkusele või et su kodu on Portos. Ma mäletan, kas see oli mingis tunnis koolis, kus räägiti ka sellest, et need, kes lähevad pikaajaliselt kuhugi teise riiki elama, olgu see võib olla juba kuust ajast kuni ma ei tea, mis iganes pika perioodini, et need, kes tulevad tagasi, nüüd nad ei tunne enam oma päris riigis, meie pool siis Eestis, me ei tunne ennast kodus ja nüüd ka see teine koht ei saanud, ütleme nii-öelda täielikult koduks, et tekibki siuke tunne, et sa ei kuulu nagu mingil kujul enam mitte kuhugi. Muideks mul isegi väljendus see, sest ma jõudsin tagasi teine või 1. juuli ja 2 tundi peale maandumist, kui ma olin koju jõudnud, ma läksin kohe edasi Viljandi, ma muidu elan Tallinnas, ma läksin kohe edasi Viljandi oma õe juurde, sest omamoodi, ma ei tea, kas ma siis nagu alateadvuses või vaimselt, mul tekkis tunne, et ma pikendan oma seda reisi, sest ma jõudsin oma tuppa, ma panin kohvri sinna ära ja mul oli veider olla. Mul oli isegi omamoodi ebamugav, ma ei oska öelda. Vaat sellest ei saagi ennem aru, kui sa oled selle läbi teinud. Jaa, sest mul oli ka siuke tunne, et kui ma tagasi tulin, et ma ei tea, kus nagu kodu on, et ma nagu reaalsuses ma andsin endale aru, et ma tulin sealt tagasi, nüüd ma naasengi reaalsusesse, et Portugal oli selline nii-öelda mitte nagu unenägu, aga ta oli nagu selline ideaalne elu selles suhtes. Vahepeatus. Või no jah, omaette siuke lahe seiklus ja siis ma jõudsin sinna kuskile reaalsusesse tagasi, kui ma Eesti tulin. Ja siis ma enam ei teadnud, et kus nagu kodu on, et kas ta on Portugalis või ta on ikkagi Eestis ja siis mul oli siuke natuke veider tunne ka tundidesse naasta. Sest ma olin harjunud juba, alustame sellest, et Portugalis me rääkisime valdavalt inglise keeles, et ma ei tea, palju sul seal, Triinu, eestlasi oli või sinul oli, kui sa Erasmust tegid, aga mina läksin ju 2 kursavennaga sinna, pluss siis meil oli TalTechist ka veel 2 õpilast, kellega me kokku puutusime. Seega omavahel me küll saime eesti keeles rääkida, aga valdavalt me rääkisime ikkagi inglise keeles. Ja juba eesti keele peale tagasivahetamine oli minu jaoks nii raske, sellepärast, et ma olen harjunud inglise keeles rääkima. Ma räägin teda igapäevaselt ja siis ma järsku pean leidma need samad sõnad eesti keeles, aga ma olen harjunud sellega, et kui mul ei tule see eesti keeles meelde, mul ei peagi see sõna eesti keeles meeles olema, ma pean teda inglise keeles rääkima või mäletama ja ütlema. Ja siis oligi see, et Eestis mõned inimesed, näiteks mu vanemad, nad ei räägi inglise keelt. Mina saan ju aru, mis ma räägin. Ja siis mu ema ütleb mulle, et kuule, räägi nüüd nagu normaalne inimene või räägi eesti keeles, sellepärast, et ta ei saa aru, mida ma mõtlen. Ja siis ma avastasingi mingi hetk, et aga ma ei oskagi enam eesti keelt nii hästi, et mu eesti keel on kuidagi ammendunud. Et mul tuleb nagu automaatselt, meil on koolis ju need erasmuslased ka ja siis mind tuutorid kutsusid appi või Aldo kutsus mind sinna appi ja siis kui meil nagu see rääkimine seal hakkas nende erasmuslastega, siis ma tundsin ennast nagu omas elemendis, kui ma sain inglise keeles nendega rääkida. Et see tuli nii loomulikult minu jaoks ja ma ei oleks seda arvanud aasta tagasi, sest nüüd mul saab 2 päeva pärast täpselt aasta täis sellest, kui mina Erasmusesse läksin. No ma siiamaani podisen ka nagu oma ette näiteks inglise keeles või isegi mõtlen inglise keeles, vaata, vahepeal kogemata vastad emmele või issile inglise keeles sõpradele, sest see on sul nii sisse raiutud sellest Erasmuse kogemusest. Okei, aga Reimo, kus sa käisid? Mis sa tegid? Ma käisin Slovakkias, sellest on äkki 3 aastat möödas, 4. Žilina linnas on suuruselt 3. linn Slovakkias siis. Aga rääkimise koha pealt ma tegin nii, et ma võtsin oma eesmärgiks, ma täpselt ei tea miks, aga ma mõelda kas sõpradega ka, aga nagu, et perega ma absoluutselt
nagu kaotan igasuguse kontakti ära, et ma nimme ei räägiks mitte nagu telefonikõned, videokõned, need kindel no. Ja siis mingi, ma ei tea, korra kuus või mis iganes, ma ütlesin, et davai, et meilitse võime rääkida. no mis sa siis nagu üldse Eesti-poolse rahvaga nagu? ma tahtsin mu tee oli see, et kuna vaata, kui teate, on ka nii-öelda koolivälised Erasmused, sa võid teha ka nädalased, 2-nädalased siuksed reisid, lühireisid, eks. See on lühiajaline õpiränne siis. Jah. Ta ei ole isegi õpi, eks ole, ta on mingid youth projektid. exchange ja noortevahetus nagu. Okay. Ja projektid jah, teed nimemäng, see on nagu hästi lühikeseks tehtud, aga see pange kõrva taha. Ja need on kõige põnevad, neid ma olen umbes 10 tükki teinud või 11 või midagi. Need on need, mis kooli meili peale tulevad, need mille eest võib EAP-sid ka saada ju? Need on veel omakorda üks teine asi, see on lühike, okay. need pipid, aga youth exchange on midagi muud ja see on training course'id ja aga see selleks ja siis ühesõnaga ma tahtsin kõik ära lõigata, sest tahtsin nagu isoleerida ennast kogu Eestist, et tunda võimalikult, ma ei tea, kas ebamugavalt või et panna ennast nagu täielikult külma vette. Ja siis ma veel oma nii-öelda nutitelefoni, ma mäleta, mis ma tegin selle, kas ma jätsin Eesti üldse, ei jätta Eesti, aga ma ühesõnaga ma sain omale väikse nuppudega telefoni, kus oli internet sees, et ma saaksin hotspoti oma tahvlile teha, kui koolis või kuskil on vaja. See on see telefon, kus on see ussimäng ka või? Seal vist isegi oli ussimäng ka. Aga lihtsalt selle rääkimise lõpuks see, et kuna ma olin aasta või 2 semestrit, siis mingi hetk ikka oli, et ma ei tea, vanematega rääkisin, et davai, et kuidagi see kontakt hakkas uuesti, siis tegi mingi videokõnes iga kuu, aga ausalt öelda ma ei mäleta, et oleks see olnud, et ei oska või et nagu eesti keele peale vahetamine kuidagi keeruline oleks olnud või nagu segadusse ajaks, aga ma mäletan seda, et ma nii ootasin, et saaks eesti keeles rääkida, et näha, kui terve aeg inglise keeles, sest see väsitab rohkem, eks, kui eesti keeles rääkida, sest sa pead alguses vähemalt mõtlema nagu see protsessimine, ise kui sa ei mõtle, et kuidas seda öelda, siis kuidagi ta nõuab mingit ressurssi rohkem pea see või? Ja mul lõpuks oli niimoodi lõpupoole, et mul olid mõlemad keeled väsitavad. Oli väsitav inglise keeles rääkida ja oli väsitav ka eesti keeles rääkida, sest see nagu uue keele peale tulek, sul ei jää ju see nii-öelda vana või oma emakeele tase tegelikult, see läheb natuke alla, see võib-olla tõuseb ja ma ei oska öelda, jõuavad nii ja siis öeldakse, vaata need, kes on multilingualid, nad ei räägi ühtegi keelt puhtalt. Jah. Sest sul on peas juba nii palju erinevaid asju. Mõtled ise ka nagu 100 keeles, näed und veel mingis, ma ei tea, mitmendas. Okay. Ja vahepeal on see, et kui mul on siukseid sõpru ka, kellega ma igapäevaselt suhtlen nagu inglise keeles, sest nad ei ole eestlased ja siis vahepeal ma olen tähele pannud seda, et kui ma olen hästi nagu väsinud, siis ma vahepeal moodustan sedasi, et pool sõna on eesti keeles ja pool sõna on inglise keeles. Ja nagu, kui ta lausete puhul juba ajab inimesi närvi, siis proovi sa sõnast aru saada, mis mul pooleldi on eesti ja pooleldi inglise keeles. Nagu see ei ole kerge. Ma isegi mingil hetkel kirjutasin vist õppejõule, et kui oli vaja mingi kodutöö ära teha Eesti oma, siis kirjutasin, et vabandan, kui mu eesti keel lonkab, et ma ei tea enam isegi, mis keeles mõelda. Okei, aga tegelikult tahad sa midagi veel öelda selle praeguse teema kohta? Midagi lisada? Ega vist mitte. Ma lihtsalt lõikasin ära, proovisin lõigata ennast täielikult Eestist ära, et panna võimalikult külma vette, aga... Ei, see on hea. Kindlasti karastab, vaata. Nojah, kui karastab. Aga meil on tegelikult omamoodi kondikava ka ette tehtud, et me siin ei jääks nii palju toppama. Võtame ikka õhinapõhiselt, aga et siis teil oleks huvitavam ja peamiselt neil, kes on siis huvitatud Erasmuse kogemusest või mis see üldse endast kujutab, mida see pakub, mis see on? Eelkõige. Aitäh, Ketlin. Need on need eesti keele vaegused, millest te just rääkisite. Aga mis teie kõige funnim kogemus oli, kui te mõtlete tagasi oma Erasmusele, siis mis oli kõige funnim asi või mis pähe tuleb, et teem kui lahe lihtsalt? Mina ütleks, et
ma ei tea, kas ta just funnim selles suhtes nagu naljakas võib-olla ei olnud, aga kõige nagu meeldejäävam minu jaoks oli see, kui me käisime Tuurovällis, mis on siis siuke, seal on hästi palju viinamarja istandusi, me käisime seal mingis veinimõisas ja nägime neid viinamarja istandusi ja kuidas need seal nende mägede peal on ja hästi selline, hästi ilus vaade oli seal, et kus sa näed, et ongi siuksed, Portugalile omaselt on need mäed seal ja siis sul on seal iga mäe peal on põhimõtteliselt mingisugused viinamarja istandused ja siis me saime pärast seal veine proovida ja kruiisil käia seal ja et just nende istanduste vahel oleval siis nii-öelda jõel käisime. Näete juba põhjus, miks minna, juba tulevad head asjad. Jaa, sest see oli nii ilus ja no ma ei saa üle ega ümber, et mind ei ole raske impressida, mul on vaja selleks 2 asja, mul on selleks vaja suurt veekogu ja päikeseloojangut. Ehk siis ookean oli minu parim sõber seal. Ma käisin väga tihti ookeani ääres päikeseloojanguid vaatamas ja need olid tõesti nii ilusad. Ja mis teil olid need kõige meeldejäävamad või kõige siuksed? Mul oli siuke, see võib-olla veits üldisem, kui sul oli, või no tegelikult sarnane nagu sulle, aga ühesõnaga ma mäletan, see oli teine, see vahetussemester ja siis WhatsApp, ma ei tea, kas teil oli ka WhatsAppis grupivestlused või kus? Oli küll. Ja WhatsApp, Snapchat. Kõik oli läbi WhatsAppi. Meil ka ja siis mäletan, keegi kirjutas mulle, nagu nimi oli nagu Michelle, aga ühe L-iga, nagu Michelle või mis iganes, kuidas iganes häälda tuleb, kus riigist on, mis iganes. Kirjutab, et hei, et ma mõtlen umbes, et joo, et me plaanime reisile minna, kas tahad ka kaasa tulla värki? Mõtlesin, mingi tšikk lambist ise kirjutab niimoodi, et okei, davai huvit, ma ei isiku... Sa varem siis ei teadnud teda või? Lihtsalt nagu... Ma nägin lihtsalt kord seda nime. Seal grupis meil oli 100 vahetusõpilast, ma ei tea palju teil. Paljudel on rohkem, osadel on vähem. Ühesõnaga kirjutab ja siis mõtlesin, et okei, ma isegi ei tea, milline välja näeb, et äkki on ilus ja kõike seda ja siis mingi, mis iganes, ühesõnaga. Jaa, davai. Ja siis... millega oli, saame kokku, et nagu arutasime täpsemalt neid reisiplaane ja siis ma sain aru, et see on nagu, see ei ole Michelle, see on Michele ja see on Itaaliast kuti nimi. Aga fun on see, et ta oli üliasjalik ja tema ja siis oli üks teine itaallane veel, üks Hispaania tüüp ja me nagu tripisime nagu igast, ta tuli autoga Itaaliast Slovakkiasse, see oli, ma mäletan kui pikk, see on kas 2000 kilti või midagi, igatahes mis ma tahan öelda on see, et me tripisime selle pundiga ja temaga inimesed vahetusid, aga me 2 olime nagu samad. Igal pool me käisime Rumeeniasse välja, sõitsime, tegime mingi Euroopa trippe värki, et nagu see oli üks meeldejäävam kogemus. Mul tuleb alati see meelde, et arvasin, et see mingi tšikk ei olnud, arvad, et pettumus tegelikult oli veel lahedam, et see ei olnud keegi mingi, Seega ühest Erasmusest sai terve Euroopa Erasmus. Võib ka nii öelda, jah. Veel üks põhjus, miks Erasmusesse minna. Kunagi ei tea, mis võimalused tulevad. See on tõsi, jaa. Ma ei oska nagu öelda või tuua esile mingit kogemust, mis oli just nüüd nagu midagi väga erilist. Pigem kõik see kokku, mis andis mingid õhtused filmi vaatamised toakaaslastega või klubis käimised või mingid kooliüritused, projektid, sellised asjad, hästi spontaansed nagu asjad, väikesed asjad. Hommikul ärkad üles, näed toakaast, ütlete tere, lähme täna randa, on ju, lahe, ülilahe, mingi üritus tuleb sellest või selline asi, et see kõik kokku oli lihtsalt mega lahe, sul on võimalus elada mingit teist elu, sa lähed ju sinna puhta lehena tegelikult. Ja keegi ei tea sind, sa õpid uusi inimesi teadma ja ma ütleks ka, et hästi palju oli seda spontaanseid neid plaane, et oligi, et mis sa täna teed, ma lähen surfama või mis täna õhtul teeme, et välja tahad minna, lähme vaatame sinna või lähme uudistame seda või lähme vaatame päikseloojangut ja vahepeal oli see, et davai, kuulge, et võiks linnast välja minna, et lähme kuhugi, tripime kuhugi teise linna või lähme kuskile teise riiki, et me käisime Hispaanias näiteks vahepeal ja see tuli ka umbes sedasi, et paar nädalat enne otsustasime, et võiks minna ja siis ostsime piletid ära ja läksime. Erasmus on tõesti üks selline aeg, kui sa otsustad selle kasuks, et kui sa sinna lähed ja sa oledki avatud võimalustele, uutele kogemustele, siis sul ei hakka igav,
sulle antakse reaalselt isegi mingi ajakava ette nagu kalender ja see on nii täis pakitud, see ei ole võimalik, et sul hakkab igav. Pigem sa ei saa 3 ööd magada järjest. jah, Sest nii tore on, nii põnev on, kogu aeg on midagi nii palju uut teha. sul magamiseks ei aega isegi seal nagu. Ma pean seda mainima. Iga kord, kui ma kuulen, keegi ütleb Erasmuse asemel Erasmus, siis ma lihtsalt jään sellest mõtlema ja mul kaob ära, millest inimene edasi sealt räägib. Kes ütles? Triinu. Mina? See on Erasmus. See on Erasmus, ei ole Erasmus. Seal ei ole ühtegi teist, ei ole nagu elektrooniline Erasmus. Ma ei tea, mul seostub see kohe sellega, et vaata nagu E-riik ja... E-riik ja Erasmus, no andeks, Erasmus. Mu pet peeve on nagu inimesi korrigeerida, kes ütlevad seda Erasmus. see on sama nagu osad ütlevad Kanada kohta Kanada. See on asi, mille peale. Ma ütlen apteek, mitte apteek. See on apteek. Ma mõtlesin, neandertaalid on välja suud, aga tuleb välja, et üks veel elab. Trurimu! Aga see, mul tuleb meelde, ma olin Erasmusel siis, kui oli koroona nagu kõige, ütleme, rangem aeg, kui oli igast need karantiinid ja pandi lukku ja see ei tohtinud öösel väljas olla. Ja siis Slovakkia pani muidugi kõige rangemad reeglid literally, siis kui teiselt poolt vist veel pannud karantiini, me olime juba karantiinis ja kui teised olid juba lõpetanud, me olime ikka veel. Ja siis meil oli niimoodi, et kuna osad elasid esimesel korrusel, siis me käisime ühe 4 toa aknast, käisid kõik öösel lihtsalt välja ja tuppa tagasi, et mul lõpp seega meelde. Okei. Nii, aga asume asja kallale ka nüüd. Kuidas see protsess alguse üldse sai? Kõigepealt meil oli vaja tohutult palju allkirjastada, planeerida, läbi rääkida. Paberimajandus, bürokraatia, no sellest ei pääse, see tuleb lihtsalt läbi teha. Ja, aga kui sa selle läbi teed, siis ütleme niimoodi, et kuigi paberimajandust on alguses ja lõpus, siis kui sa selle alguse paberimajanduse tehtud saad, siis on suht-koht siuke fun, sest see lõpuosa ei olnud niivõrd raske enam. Ei olnud. Lõpuosa käis kergemini. Lihtsalt see, kuidas alustada, mind isiklikult näiteks see paberimajandus alguses hirmutas küll, et oli issand, sa pead seda täitma ja siis sa pead seal koolil mingid kandideerimised ja asjad ära tegema. Siis kukuvad kuupäevad, mina olin tihtipeale see, kes alati esitas mingi paar tundi enne keskööd ära. Mul nendega ei olnud probleem, ma sain mingi päev ennem tavaliselt esitatud või võib-olla mõni asi isegi varem sõltus, kas see oli Eestis või Portugalis vaja esitada. Aga minu jaoks näiteks oli see, et kui sa välisriiki lähed, siis paratamatult sa pead arvestama sellega, et välisriigis ei pruugita võib-olla rääkida nii hästi eesti, või mitte eesti, vaid inglise keelt. Et Hispaanias nad vist ka väga inglise keele lembelised ei ole pigem. Ei ole. Et Portugalis nad räägivad inglise keelt, aga on ka palju neid, kes ei räägi ja siis kooli lehekülg alguses ma sain krambid, sest see kooli lehekülg oli portugali keeles. Ja siis ma otsisin tükk aega seda kohta, kus ma seda translate'ida saan. Mis tüüpi krambid need veel olid, nagu naerukrambid või? Ei, see oli see ehmatus, et oota, mis asja. Ja lõpuks, kui ma ta tõlgitud sain, siis ma mäleta, kas ta oli siis see, et ma sain ta läbi neti translate'itud või ma lasingi lihtsalt Google Translate'iga telefonist translate'isin ja siis vastasin neile küsimustele. Aga ütleme niimoodi, et see ei olnud kõige nagu parem translation sellele kogu leheküljele, mis sealt tuli, et see on üks asi, millega tuli arvestada ja mis võttis minu jaoks kauem aega. Vahepeal mul oli küll siuke tunne, et ma ei viitsigi neid täita enam, sest see tõlkimine oli lihtsalt nii aeganõudev ja selle, kui ta ei ole nagu ilusti tõlgitud, vaid ongi see, et veebilehed tõlgivad ju ka läbi Google Translate'i enamasti, siis see tähendab seda, et ta on siuke natuke, vahepeal on tõlge selline huvitav ja sa jääd mõtlema, et oota, mis asja see nüüd täpselt tähendab või mis ma nüüd täpselt tegema pean siin. Et ta on siuke mitmemõtteline või... Hoia oma hobuseid. Ja, et sellega peab arvestama ja isiklikult ei soovita kohe kindlasti välismaa ülikooli neid ankeete hakata viimasel minutil täitma. Aga te mainisite, nagu seda paberimajandust läks nii palju.
võib-olla ma unustan ära või olen aja peale unustanud, aga minu arust seda ei olnud nagu üldse palju või see oli mingi keerukaid asju, kuidas saada oma mingi ained vastavusse ja tihti seisis see lihtsalt kas enda koolipoolse või selle teise koolipoolse õppejõu taga, kes nagu kinnitaks ära või midagi taolist, aga nagu ma ei saaks kuidagi öelda, et nagu palju oli või et kuidagi, ma ei tea. Võib-olla ei olnud nii palju, aga pigem oli see vähemalt minu puhul, et see võttis tohutult aega, sest Vahemere ääres, kui on sinna plaan minna, siis seal liigub kõik palju aeglasemalt. Ma vaatan jumala hästi, ma saatsin meili ära oma Hispaania kooli, kes see on siis tuutor või kes abistab, ma ei mäleta enam täpselt. Koordinaator, jah. Ja tal läks aega 3 nädalat, et mulle vastata. Ja ma võtsin läbi selle veel ühendust 5 inimesega, kes keegi ei osanud mulle vastata. See on üks selline asi, lihtsalt mis ajab karvad püsti, tekitab peavalu. Mul pigem oli ka see, et minu jaoks tundus paberimajandust just eriti sellepärast palju, et Portugalis neil ei ole nii palju aega, kui hispaanlastel kogu aeg on, aga seal ikkagi ka, ma olen harjunud, et Eestis käib kõik nipsust, ja tehtud, aga seal ei, neil on aega kõvasti. Mañana. Põhimõtteliselt mañana. Mul midagi rohkem nagu paberimajandusega seoses. Aga ma ütleks seda, et meie kooli poolt need juhendid ja täitmiseks, need on nii samm-sammult ära tehtud, sul pildid kõik ees, et see on minust nagu ja meie kooli osa oli kõige lihtsam selles suhtes, et oligi asi, mis nagu tekitas vahepeal selle tunde, et äkki jätaks pooleli, oli see pigem, et kui ma neid Portugali enda kooli neid hakkasin täitma, et siis kuidas nagu sealt vajalikud asjad üles leida ja ära tehtud saaks. Et pigem see, sest meie koolil on kõik asjad ette antud, sul on absoluutselt kirjuta meil, sa saad suht kiiresti ka vastuse, kui sul tõesti küsimusi tekib, et meie koolist tuleb nagu väga, väga kiiresti abi, kui seda vaja on. Nad tõesti on abivalmid. Koordinaator on Liisa, on ja? Jah. Liisa, praegu salvestus hetkel küll on. Võib-olla 10 aasta pärast keegi, kes vaatab. Hetkel on Liisa Konsap, lihtsalt super inimene. Ja väga abivalmis. Ja alati võib kirjutada, isegi kui Erasmus ajal tuleb, ta ütles mulle, tuleb koduigatsus, hakkad nutma, helista. Helista. Ta on ise ka käinud Erasmusel. Ja paljud inimesed aitasid veel. Mind aitas meie suuna siis, ma oska eesti keelt, Anna Truver, kes on meil ka väga õppejõud. Ta oli meil õppejõud, ta vist on meil see õppekava koordinaator äkki. Õppekava koordinaator. Ma ei tea, kas see on tal ametlik nimetus, aga tema oli see inimene, kellega me pidime kooskõlastama selle tunniplaani, et kellele me pidime andma teada, et me soovime minna, kuhu kooli me soovime minna ja milliseid aineid me sealt võtta tahame, saame. Kõik see tuli temaga kooskõlastada ja siis edasi oli see, et kui sa seda OLA, mis on see online learning agreement, hakkad täitma, siis selle kinnitas meie see õppekava juht. Anna kinnitas mulle ära. Mul kinnitas meie see instituudi juht. Mul oli vist Anna. Mul tuleb Annaga meelde, et mul oli, kui ma tulin õppest tagasi, vahetusõppest, siis ma mäletan, mis aine see oli, mingi logistika või mingi taoline aine. Ja siis sa kinnitad oma õppekava, vaatad selle sobiva aja, sest kui sa tuled tagasi, on võimalik, et su õppekava, sa pead võtma aineid, ma ei tea, 4. aastalt või 3, mis iganes semestri pealt, et saada jätkata vastava tempoga, et lõpetada koos oma kursakatega, eks. Ja siis oli mingi aine, ja siis ma vaatan, et 2 õppejõudu, Anna Truver, tema ja siis mingi mees oli, kes andis sama ainet ja ma pidin vist tegelikult selle mehega, aga tunniplaani sobis paremini Annaga ja siis ma panin Anna aine, et saad mulle e-maili, et see on mõeldud erasmuslastele, et see ei ole mõeldud eestlastele. Siis ma mõtlen, et et ma kirjutan selle mehele, siis ma kirjutasin mehele, kas muidu on et ma teen selle aine Annaga, sest hiljem tuli välja ja ma sain aru,
kes tegid eesti keeles seda ainet, see oli nagu mahukas aine, see oli nagu, ma ei tea kui keerukas, aga seal oli palju tööd teha. Aga Erasmus lastega see oli nagu mingi manjana lihtsalt, nagu pool ajast aitasid ka Sannal mitte tõlkida, aga nagu kuna mingid asjad olid eesti keeles, siis aitad Erasmus lastel mingi arvutis klikkida asju, kõike seda, ja siis lihtsalt see aine oli nagu väga lebo ja nägid neid Erasmus lasi, said nendega suheldi värki, et jah. seega sa leidsid shortcut'i läbi selle aine? Shortcut'i ja see oli ka mingil moel Erasmus kogemus. No selles suhtes küll. Et meil oli näiteks Portugalis oli osades tundides oli niimoodi, et meil oli ka Portugali õpilasi seal tunnis ja siis vahepeal õpetaja või õppejõud unustas ära, et ta pidi inglise keeles rääkima, kui ta aitas neid portugaalasi seal. Ja siis kui ta mingit üldist infot hakkas edasi rääkima, siis tal tuli lihtsalt portugali keeles. Ei, sama, me vaatasime teda sellise näoga, et okei. Ja siis vahepeal olid need portugali õpilased, kes ütlesid, kuule, need vist ei saa aru, mis sa neile räägid praegu. See oli ka siuke huvitav kogemus. Nii, aga räägime toetusest ja siis toetusel rahalisest poolest, et tegelikult see on ka selline asi, mille kohta ikkagi tekib küsimusi ju, kui üldse hakatakse Erasmuse peale mõtlema, kas minna või mitte. Et toetusi oli. Ma ei tea, Reimo, kas me summadest tohib rääkida või ei tohi, oskad sa öelda? Ma ei näe, kes meid takistada saab. Mis nad teevad vähendavad me palka või? Loll! Okay. Selles suhtes tegelikult minu meelest koll lehe peal kas ei ole mitte see, et kui sa vaatad neid Erasmuse, neid siis need on ja üleval seal, et vastavalt riigile on vastavad summad, mis nad sulle siis maksavad, et see on arvestatud puhtalt selle riigi elatustaseme põhjal, et ja nad maksavad toetuse välja niimoodi, et 90% makstakse enne minekut ja siis 10% on pärast. Mina ootan oma 10% praegu. Kui sa just ei võlgne neile midagi mingil põhjusel. Aga no üldjuhul on seal arvestuses minu meelest välja toodud see, et palju nagu ühte kuusse umbes raha on arvestatud, ehk siis sa saad selle summa kätte ja siis sa nii-öelda pead ise arvestama, et kuidas sa nüüd majandad sellega. Jaa, nii ta on. Aga kas me tahame kõik öelda ka, palju me saime Erasmuse toetust? Erasmuse. Erasmuse? Jaa, vaat parem. Erasmuse. Erasmuse. Okei, go. No, ma päris täpselt ausalt öeldes ei mäleta seda, ma tean, et ma sain ühte toetust veel, nii et mul oli natuke suurem summa. Ühekordne riigi toetus on ka. Mul tuli kokku 5000, alla 5000 võib-olla natuke. Sain vähem. Ma päris täpselt ausalt öeldes ei mäleta, ma võin eksida sellepärast, et kui mul see toetus üle tuli, siis ma kandsin ta kohe endale teisele kontole, kuhu ma olin tööl käies kogunud juba raha. Seega ma ei mäleta neid päris summasid ausalt öeldes, aga no ta seal ikka oli sedasi. Aga samas Portugalis on elatustase sedasi, et üürid on päris kallid ja lennupiletid on ka päris kallid. Et ta oli selline, et elab ära. Aga mul oli jah natuke suurem kui teistel, sest ma saan seda ühekordset seda toetust ka. Okei. Mul oli, samamoodi ma täpselt ei mäleta, aga semestri kohta oli midagi üle 2000 oli, üle 2000, aga seal on veel see asi, et kui sa saad vajaduspõhist õppetoetust, vähemalt siis oli, kui mina sain seda, kui sa saad ükskõik mis summas vajaduspõhist õppetoetust, et vahet pole, kas sa saad 135 € või sa saad 440 €, siis nüüd, kui sa lähed vahetusõppesse, sulle makstakse see sama summa, mis sa juba saad iga kuu eest, ja sulle makstakse see 440 ka iga kuu kohta veel juurde. Ja siis tol hetkel ei olnud need summad nii suured, ehk oli 220 oli suurim, ja siis ma sain seda Eesti-poolset vajaduspõhist, ehk kõik kokku tuligi niimoodi, et ma mäletan, raha oli liiga palju, ma ostsin Eesti Energia, tegi selle, tuli aktsiaturul, siis ma ostsin aktsiaid ja siis selle arve, see kogub veel oma neid intresse ja maksab dividend, vist maksis dividendi ka, et see on ka plussis. Väga hea. Selle peale ma ei tulnud, et sealt võiks midagi investeerima ka hakata. See vist tõesti riigiti oleneb, sest ma tean Hispaanias ja Portugalis on tõesti need üürihinnad vist mega kõrged. Ma olin ühikas, meil oli
110 eurot oli üür kuus. mul oli 425 eurot ja ma üürisin ühte tuba. mul oli 600. Ja ma ei saanud sinna ühikasse, isegi ma üürisin ühte tuba ühes majas, kus oli veel 10-11 majakaaslast. Ma ka ei saanud ühikasse. Ma olin 3 toakaaslasega koos. Vot, ja ma lõpuks ei leidnudki endale, ei oot, me lähme praegu teemast kõrval, see tuleb ka veel. Mina sain Erasmuse toetust circa 3600, pluss siis 100 riigitoetus ja mul oli veel endal kõrvale pandud umbes 1,5 tonni. Ja tegelikkuses, no ma ei elanud nüüd nii-öelda, mis see väljend on? Laia elu? Ei, ma ei tea, mis sa mõtled. Nagu kuidas see välja Teost suhu on Teost suhu. Suust suhu. Ma ei tea. Aga suust suhu elasid ei elanud. Ma ei tea, see on mingi väljend. Ühesõnaga, nagu ma ikka vahepeal käisin väljas ka ja võtsin osa üritustest ja toitusin selles suhtes tervislikult ja lubasin endale natuke paremat. Et noh, selle arvelt ma ütleks, et oleks võinud olla näiteks mingi 500 eurot rohkem, sest siis tuli vanemate poole pöörduda kuskil viimasel kuul või eelviimasel kuul ja öelda, kuule, aga sa saad nagu aidata selle teise kolmandaga, on ju? Või no, ma ei küsinud, nad ise pakkusid abi. Selles suhtes vedas. Aga muidu selle Erasmuse toetusega ainuüksi saab ära elatud, aga mõnikord võib-olla pead sööma lihtsalt mitu päeva järjest ühte sama toitu. No ma isiklikult soovitaksin teha nii, nagu näiteks ma tegin, et ma käisin suvel tööl, ma kogusin selle Erasmuse jaoks siis, aga ma kogusingi see raha, mis ma kogusin, oli see, et kuna ma toetusest selles suhtes elasin ära, et okei, kindlustuse ma vist maksin juba ise, aga muidu ma elasin enam-vähem sellest toetusest ära, et lennupiletid tulid nibin-nabin välja, natukene maksin peale, kui ma tagasi tulin, sest tagasi ma pidin viimasel minutil pileti ostma ja siis ta oli 500 eurot. Aga muidu oli see, et stipendiumist üürid ja kõik muud asjad ma sain kaetud, kuu toidu sain ka kaetud ja siis see raha, mis ma kogusingi suvel jäi mul siis selleks nii-öelda, ma ei tea, väljas käimisteks, reisideks, kõigeks selleks, et saaks endale siukest kogemust nagu selles suhtes laiendada, et ei ole ainult seal kool, et ma saan ka ringi vaadata lihtsalt niisama ja võib-olla midagi siukest lubada endale juurde osta või hea, et sa kindlustust mainisid. Neil on vist enda poolt, on ka mingi kindlustus või ei ole? Kelle poolt? Programmi poolt. Meil koolis oli mingisugune kindlustus, aga mul oli endal ka kindlustus tehtud. Mul oli ka tehtud. Reisikindlustus ja ta vist oli mingit moodi elukindlustus või midagi ka. Ja. Tegelikult see on tähtis asi, mida teha, sest mul on selline õnn, iga kord, kui ma reisile lähen, ma käin haiglas ka ära. Korra ma olen kõikides riikides, kus ma olen käinud, ma olen kõiki neid haiglaid näinud siis. Kas see Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõike seda ära või? Katab, aga mingid teatud asjad ei pruugi. No alati on hea, kui sul on see kindlustus ka selles suhtes olemas. Ja kus on jumala kallis, selle päeva kohta isegi, kui ta on mingi 2 või 4 euri terve semestri oled, see on nagu... Ma ei öelnudki, et odav oli. Ta oli ikka sadades selles suhtes, aga ma arvan, et kui sa reisil käid, siis kindlustus on üks asi, mis peaks olema nagu see, et sa kindlasti ära teed. Sest ma tean, et mul ei ole küll isiklikult midagi juhtunud, aga ma tean, et ma olen näiteks see inimene, et kui ma teda ei tee, siis mul juhtub raudselt midagi sellist, mille pärast ma kahetsen, et miks ma ei teinud seekord seda kindlustust, et mul oleks just vaja olnud ju seda. Seal taotlustes oli ka kirjas, et pead tegema, aga ma mõtlesin, et ma ei tee ja ma ütlen, et ma tegin, siis see nagu a la Liisa, kes meie kooli koordinaator on, et tema nagu ma valetasin talle, ütleme, aga see vastutus on siis minu peal, vaata. See oli soovituslik. Rangelt soovituslik. Tungivalt soovituslik. No ja, aga ta ei ole see, et sa ei saa minna, kui sul ei ole ta tehtud selles suhtes, et muidu nad kontrolliksid seda ka kindlasti, muidu sul ei oleks see vale läbi läinud, ma arvan.
okei, räägime järgmine asi, kui need asjad nüüd nii-öelda siis saab tehtud, siis on järgmine etapp leida endale elukoht ja tundub lihtne võib-olla, lihtne. That was fun. See võtab aega ja see Oo, võtab närve. Mina otsisin endale sobivat korterit 4 kuud, ma arvan. Päris viimase minutini otsisin. Sest Hispaanias, võib-olla Portugalis ka, Hispaania need igasugused lehed, mis seal pakub Idealista ja Kas sa kasutasid Spotahome'i? skämmereid täis, Idealista on skämmereid täis, mulle kirjutas 30 erinevat inimest, mina kirjutasin neile, kõik on absoluutselt skämmerid, nii et ma lõpuks läksin Airbnb kaudu ja ka selle arvelt ma maksin iga kuu kuskil 100 eurot rohkem. Aga mul olid närvid lõpuks nii läbi, et ma pigem maksin selle 100 eurot rohkem ja tean, et mul on tagatis olemas, kui midagi peaks juhtuma. Aga kus sa tead, et skämmerid nad on? Seda oli näha, seal olid mingid omad asjad, nad rääkisid sama juttu ja siis oli umbes mingi 5 inimest, kes saatsid sulle korterist pilte, kui sa küsisid, nad olid alati jumala abivalmid, see tundus täiega legit ja siis sa vaatad 5 inimest saadavad täpselt ühest samast korterist pildi, samad videod, asjad. Mul niimoodi ei olnud, sa ütlesid, et Spotahome on skämmereid täis, minul joppas see, et ma leidsin väga hea üürileandja endale, aga selles suhtes minul oli halb kogemus selle platvormi endaga, kuna kui ma lõpuks selle korteri endale leidsin, või mitte korteri, aga selle maja, kus ma siis seda tuba üürisin, siis oli see, et ma saatsin selle soovi, et ma tahan sellest perioodist selle perioodini seal olla ja mul see üürileandja kohe kinnitas selle mingi 10 minutiga või midagi sellist äkki. Ja temaga siis sealt tuli edasi see, et mul oli mingisuguseid dokumente vaja neile esitada, mingid pangaväljavõtted ja mingid asjad. Ja ma esitasin neile kõik küsitud andmed ära ja nad saatsid mulle kogu aeg teateid, et mul on see puudu, mul on see puudu, mul on see puudu, mingisugused asjad, siis ma uuendan neid ja siis mingi hetk oli see, et mitte keegi ei vastanud mulle kuu aega, aga mul läks ju kohe alguses oli see, et enne kui nad hakkasid mult need pangaandmeid küsima, siis mina sain selle platvormi peale kohe vihaseks, sest neil ei olnud kuskil kirjas, et ma pean esitama neile pangaandmed niimoodi või pangakonto selle väljavõtte, et mul on see kogu selle perioodi üüriraha on mul selle pangakonto peal. Mul sellist summat küll selle konto peal see hetk ei olnud ja seda ei olnud kuskil seal kirjas, et sul see olemas peab olema. Ma ei tea, võib-olla nüüd nad on uuendanud minu taotluse perioodil, seda seal ei olnud. Mul läks see esimese kuu üür läks maha, mul läks mingisugune Spotahome'i enda deposiit sealt maha, mingi 2 sotti. Mul on tagasi saamata. Ja ma ei saanud seda tagasi isegi. Ja siis seal oli see, et siis ma mõtlesin, et on nagu okei, ja siis nad hakkavad pommitama seal nende sõnumitega, et seda on vaja, seda on vaja, seda on vaja. Ja ma esitan need mingisugused asjad ära, siis nad kirjutavad mulle, et ai, sul on need puudu ja kui sa neid ei esita, siis me tühistame su selle nii-öelda selle asja või selle bookingu, sellepärast, et esimese kuu üüri koos selle nende deposiidiga läks siis neile ja nemad maksid selle minu üürileandjale, edasi maksin ma ise üürileandjale. Sul oli siis platvorm vahendas või? Ja see Spotahome ise vahendab seda. Ja siis, kui ma viimased asjad esitasin, siis nad kuu aega ei vastanud mulle ja ma olin nii paanikas, sest mul oli see üle 600 euro läks kaardi pealt maha. Mul ei olnud rohkem sellist suurt summat, et seal endale seda üürimisasja, või mul ei olnud nii palju nagu vaba raha arvestatud, et ma raiskan sellel hetkel veel juurde, kui ma pean mingi ajutise koha endale leidma või mingi teise koha leidma. Ja siis mingi 2 nädalat enne lendu tuli siis see, et minu booking hakkas lähedale jõudma ja siis mulle saatsid kuu aega hiljem need hispaanlased siis selle teate, et sinu see booking on kinnitatud ja kõik on korras ja sa ei pea rohkem muretsema, aga see kuu aega seal vahepeal oli nii närvesööv. See oli selline, et isiklikult mina ei kavatse mitte kunagi läbi Spotahome'i midagi võtta. Ma tean, et ma ei tea, mu kursavendadel vist läks paremini selle platvormiga. Ma ei saanudki aru, et kas nad võtsid lõpuks läbi selle platvormi või kuskilt mujalt, aga platvormiga mul oli endal jumala halb kogemus. Üürileandja selle eest oli väga tore.
ma küsisin tema käest abi, tema kahjuks enamus asjadega mind seal aidata ei saanud. Aga selles osas oli, et noh, kuna ma olin natuke kauem seal, kui mul see üürileping kestis, siis mu üürileandja tuli, ütles mulle mingi 2 nädalat ennem, et ai, su tuba jääb niikuinii tühjaks, et sa võid siin olla nii kaua, kui sul vaja on ja sa ei pea juurde üüri maksma selles suhtes. mul oli sama case, ma võisin ka kauem olla. Ma ei maksnud midagi selle eest. aga selle elamisega vist see veits on nagu joppamise peale ka, ma ei mäleta, ma omast ajasin asju kohe nagu esimesel võimalusel, aga mul ei olnud kuidagi probleemi sinna ühiselamusse saada, seal oli erasmuslastele mingi nagu kogus tube eraldatud, terve see ühiselamu mingid korrused olid nagu meile. Minu koolil ei olnud otsest nagu sellist ühiselamut, seega ma ei saanud sinna. Meil oli, aga see oli nii täis pakitud, et ja need olid nii kallid. 1000 eurot muideks. Jaa, Portugalis on ka see, et ma vaatasin, et kuskile ühiselamutesse oleks saanud umbes nii nagu tõkkaõpilased on näiteks Siidisabas, et selliseid ühiselamuid seal oli, aga need ühiselamud on nii kallid. Nagu ei. Kas lähme edasi? Jaa. Okei. Võtame toakaaslased, aga sa olid siis üksi? Ma olin enda toas, olime üksinda, aga majas oli selles suhtes veel inimesi. Ühisköök, ühisvannituba? Ühisköök, meil oli nii, et seal majas vist oli 3 korrust. Minu korrusel oli 2 tuba ja siis seal oli vannituba, aga kuna minu kõrvaltoas ei olnud, mingi 6 aega oli seal keegi ja siis ta kolis sealt ära ja kuni eelviimase õhtuni minul ei olnud seal kõrvaltoas kedagi, siis mul oli vannituba nagu minu päralt. Aga üldiselt seal oli hea see, et meil oli 2 kööki, need olid esimesel korrusel, ma olin keldris nii-öelda siis, ja seal köök, elutuba olid nagu ühised ja siis teistel korrustel olid vannitoad ka jagatud nii-öelda. Ja meil oli pesuruum ka seal olemas. Mina jagasin ka oma siis Airbnb-d 3 inimesega, kõik olid poisid ja saime väga hästi läbi, kõik läks väga hästi, selline väike korterike oli, kõigil oli oma tuba ja siis ühine WC, ühine köök ja ühine elutuba. Et nagu mingeid probleeme ei tekkinud ja mul, kui ma küsisin ka sellelt üürileandjalt, et nagu kes mu toakaaslased on, tahtsin teada enne maksmist, et kas, ta ei tahtnud öelda ka, ma küsisin, kas on siis nagu meessoost või naissoost, ta ütles, et kõik on poisid, minu vanused ja siis sisetunne nagu ütles, et okei, et see on okei. See oli mingi üliveider sisetunne, mis ütles, et see on nagu sinu korter ja sellepärast ma selle valisin ka, jäin selle peale. Aga mingid hull probleeme ei tulnud. Viimasel nädalal ja ma veits olin nende peale kuri, siis ma mingi mikronahjust võtsin selle plaadi välja, peitsin ära ja puldilt võtsin patareid ära ja kõlari peitsin ära lillepoti sisse ja nad teid selle ära teeninud ka. Millega nad hakkama said siis? Oli juhtumeid, case, kus mina tahtsin magama minna hiljemalt selline 1 aegu öösel. Ja nemad tihtipeale jäid magama kell 7 hommikul. Ja siis sai terve öö kuulatud muusikat ja seinad on õhukesed Hispaanias. Vähemalt korteritel on seinad väga õhukesed, niimoodi, et isegi mul kõrvatropid peas olid, ma ei saanud magada. Ja seda juhtus päris korduvalt. 1 korra ma isegi sain ikka nagu päris kurjaks, tõstsin häält. Aga muidu oli läbisaamine okei ja kõik, et ja meil oli ka väga fun selles suhtes, et mul oli seal küll meessoost isikuid, naissoost isikuid, aga valdavalt olid meil seal kõik üliõpilased või peaaegu kõik ja meil oli siuke hästi mõnus läbisaamine seal, et me tegime mingeid filmiõhtuid ise ja jõulude ajal kokkasime seal, tegime üksteisele nii-öelda käisime seal Slaavi poes, saime enda need signature asjad nii-öelda, sest mul olid majakaaslased olid bulgaarlased, kes seal jõulude ajal minuga ka selles majas olid nii-öelda siis. Ja
minu jaoks oli Portugalis see šokk, et asjad, mis minu jaoks nagu siin poes on täiesti elementaarsed, siis Portugalis saab neid ainult slaavi poest. ongi, mulle öeldi ka. Ja siis oligi see, et noh, meil oli siuke fun vibe seal. Mul oli 2 toakaaslast olid Belgiast ja üks toakaaslane oli Prantsusmaalt, kes juurtelt üldse on Serbiast pärit. Ja siis tekkis nagu selline kooslus, kus tegelikult kõik korteris rääkisid prantsuse keelt, sest Belgias räägitakse prantsuse keelt ja Prantsusmaal räägitakse prantsuse keelt ja siis sa oled seal keele keskel, on ju. Nüüd jälle tulla keele juurde tagasi, siis ema helistab, räägid eesti keeles, siis nendega suhtled inglise keeles, lähed poodi, räägid hispaania keeles, seistab keegi teine sõbranna, räägid vene keeles ja siis niimoodi ühe päeva jooksul käibki sul mingi 4-5 keelt läbi lihtsalt. Mul oli majas sedasi, et bulgaarlased rääkisid ka seda hispaania keelt ja siis mul olid hispaanlased seal majas või mehhiklased või üks oli vist Kolumbiast tegelikult ja siis mul tekkis kogu aeg, kuna omavahel nad vahepeal rääkisid hispaania keelt ja portugallased, nad mingil määral nad saavad ka hispaania keelest aru ja osad isegi oskavad seda hispaania keelt, kuigi need on täiesti erinevad keeled selles suhtes. Nad ei ole isegi samas keelkonnas. Aga siis mul vahepeal oli selline välja jäetud tunne, sest ma ei oska hispaania keelt ja ma olin nagu, et kas ma peaksin äkki hoopis hispaania keelt hakkama õppima, sest siis ma tahan ka nagu aru saada, millest te räägite, mis nii naljakas on, mis nii fun on. Ja seda tuleb ette küll. Enne kui ma teil lasen nii kaugele selle teema sealt algsest küsimusest ära viia, et kuidas toakaaslased olid ja kõik see, siis ma mäletan, oli mu teine vahetussemester ja sa ütlesid Hispaanias õhukesed seinad või? Meil oli tükk vineeri seal 2 toa vahel vist, ma arvan. Ja see oli niimoodi, et ma mäletan, üks öö, see oli semestri algus kuskil 2. nädal. Ma magan nagu oma parimat tund lihtsalt ja järsku märkan, ma ei tea, mis lugu, ma ei mäleta, mis lugu see oli, aga seal kõrval toas oli nagu hunnik rahvast, ka erasmuslased. Ja nad hakkasid kõik kaasa laulma ja ma ei tea, mida nad hüppasid seal voodi peale ja liigutasid mööblit samal ajal. See oli nii järsk ja nii suur müra, ma pole nii suurt hirmu vist kunagi tundnud, see, kui sa ärkad üles siukse müra peale lihtsalt läbi seina nagu literaali, ma arvan, nad olid 10 ühe voodi peale, lihtsalt kangutasid seda, et sõita mööda tuba sellega. See on klassika. See oli ebareaalne, ma tõesti nagu niuke ehmumine, aju ei saa mitte midagi aru. Aga sa ütlesid, et kui sa käisid seal vahetusõppes, siis sinu ajal oli see koroonaaeg seal, aga kas kui nii valjuks asjad läksid, kas siis kuskilt ei tulnud mingeid kaebusi ega midagi sellist, et keegi kontrollima tuleks sellist ja asja? Seal oli, kuidas sa ütled, nagu see ei ütle ühikamutt, aga ühesõnaga ühikamutt või kes seal iganes see Natšalnik oli, tema tuli seal vahepeal rääkis, aga ta ei olnud alati seal. Aga mina olin see, kes kurtmajas käis nagu kõrvaltoast tuleb nagu see, ma ei tea, ma mäletan, see oli Essavi teine päev jõud sinna all tühikas ja siis läksid juba koputama, et hey guys, what's up, can you take it down a bit? Et nagu tundsid juba, et oled mingi nagu, ma ei tea, see naaber, kes sa ei taha olla või ma ei tea, see oli annoying. Aga ma räägin ühegi kogemuse veel. Mu esimene toakaaslane esimesel semestril, ma ei oska tahta paremat, lihtsalt oli sakslane, Daniel oli nimi ja venna nagu see, tead, kuidas inimesed nagu kõik peavad mingil tasemel korda, aga see probleem tekib siis, kui üks nõuab rohkem puhtust ja teine vähem või üks ei taha üldse koristada, teine need äärmused, aga me kõik asjad nagu kattusid, mõlemad tahtsid, ma ei tea, varaku ärgata, alati ei teinud seda, aga korratase, kõik kattus. Ennem kui see vend oli läinud, ma juba igatsesin, et ei ole võimalik saada sama head toakaaslast. Ideaalne lihtsalt. Ja siis teisel semestril ma sain ühe prantslase, mäletada nime, sõbralik tüüp oli alguses nagu, mitte et alguses sõbralik oli, vaid ta oligi sõbralik ja aga ta oli ka normaalne mähmerdis ja see oli crazy, kus mingi hetk ta ei koristanud mitte midagi, ta kukkus mingi sendid taskust välja ja siis sa tead, kui sa nagu tähelepanu juhis, see 5 sendini jääbki keset tuba sinna maha või taskust mingi tšekk kukub maha, see täpselt sinna samasse asendisse jääb ka, ta nagu silmaklappidega käib ringi ja ma mäletan nagu mõni inimene on nagu nii teistsugust elu elanud, et sa nagu ei kujuta ette, ma mäletan, ma olin arvutis, ta läks WC-sse, samal ajal rääkis oma tüdruksõbraga juttu ja ta oli seal WC-s nagu number 2 tegemas. Ja see vestlus oli, ta rääkis kogu aeg niimoodi, et
ja siis nad rääkisid mingit asja ja see oli nagu mu nagu mul oli piinlik kuulata seda lihtsalt või siuke ebameeldiv tunne siuke nagu ma ei oska öelda, cringe'isid lihtsalt seal. Ja siis ma mäletan, ta literally rääkis veel niimoodi ka, et nagu mul lihtsalt jäi karp lahti ja mingi hetk ta üldse ei koristanud, kõik see pask, lihtsalt kõik asju vaja nagu hey man, can we like you clean today, I clean tomorrow, forgot to clean today, kõik see. And then tomorrow never comes. Tomorrow never comes, literally. Ja ma mäletan, üks päev ma söön oma tatart ja see viha kasvab, mul oli plaanitud, et ma räägin temaga täna, et aga enne rahune maha, söö oma söök ära, et ma sõin tatart seal. Reimo sööb tatart krõpsudega. Igatahes. Sa oled seda ühes episoodis öelnud. Ma sõin oma tatart ja ma tunnen, et okei, et ma söön ära, et tema käitumine ei ole väärt minu nagu toidu nautimist või nagu seda söömishetkel rikkumast. Ja ma söön ja siis tuleb duši alt ja ma ei suutnud, nagu see emotsioon võttis üle, sest ma keerasin ringi ja ütlesin, hey man, how old are you? Siis ta ütles, ma olen mingi 21. Siis ma ütlesin, okay, so why the fuck are you living like a 14-year-old ja sealt tuli lihtsalt mul nii viha täis mitu päeva juba oli see keerelt kõik peas ja siis lihtsalt sealt nagu tegid taastumatud kahjustused selle nii-öelda suhtele. See oli üks haige kogemus. Ma sain nagu parimast toakaaslasest kõige hullema elukogemuse, mis ma olen nagu teinud. See koristamise asi võib tulla tegelikult sellest, et ma ei tea, kas seal Prantsusmaal ka see on nii, aga Portugalis on näiteks hästi paljud on ära harjunud sellega, et neil käivad need housekeeperid. Ehk siis, mul oli portugallasi oli ka seal majas ja siis nad olidki sedasi, et üldpindu inimesed mingil põhjusel ise ei viitsinud väga koristada või minul ja bulgaarlastel oli sellega probleem, sellepärast et meie üürilandja tema potte ja panne me saime seal kasutada, et me ei pidanud neid ise ostma, aga need ei olnud kunagi pestud, sellepärast et seal olid prantslasi, siis seal oli portugaallasi ja siis seal oli üks mingi onu oli seal Iraanist ja kuna meil käis see housekeeper seal üks kord nädalas, siis nad olid nii harjunud, et ma ei koristagi enda järgi, sest ta tuleb ja peseb ju ära. Kuni üks hetk tuli meil see üürileandja ja ta kirjutas meile, et palun nagu potte ja panne peske ikka ise ja neid taldrikuid ja nugekahvleid, sellepärast et housekeeperi ülesanne ei ole tegelikult neid pesta, meil lihtsalt oli nii lahke majapidaja, kes otsustas, et ta teeb seda meie eest. Aga põhjus, miks ma selle välja toon, on see, et võib-olla nad on harjunud sellega, et ma ei tea, kas Prantsusmaal on küll need housekeeperid nii thing, aga äkki nad sellepärast ei koristagi, et nad on harjunud sellega, et neil käib keegi, koristab neid üldpindu seal ja kui perel käib kodu housekeeper koristamas, siis võib-olla koristab ka tema enda tuba, et siis ta ei olegi harjunud sellega, et ta enda järgi peaks midagi üles korjama, sest keegi teeb seda tema eest kogu aeg. Täiesti võimalik, et ta kunagi ei tea, mis elustiiliga inimene on nagu üles kasvanud. Ses suhtes Eestis me ikkagi on kasvatusreeglina selline, et sa hoiad enda järelt puhtust. Ja sa paned asja tagasi sinna, kus sa ta võtsid. Täpselt elementaarne. Ma ei tea, mul vedas, mul poisid koristasid, mina tegin süüa. Et nad ise sõid nii halvasti, neil halb dieet oli. Nad ei viitsi ju. Vahepeal tegin süüa. Kõik kohe sõid, matsutasid suud. Olid nõus isegi nagu toidumoona ostma, et kui ma veel teeks, sai oma kokaskille, kokaoskusi siis rakendada natukene. Kas sa tegid neile siis Eesti toite või? Tegin Eesti toite ja õpetasin neid pelmeene tegema, neid tegime jubedalt fännasid. Ühe õhtuga tegime vist isegi mingi 300 pelmeeni valmis. Palju pelmeenid maksid seal? Kuule, see oli müüda pelmeene. Slaavipoes müüakse. No vot, ma ei jõudnud mitte kunagi sinna. Ma ise tegin tainast valmis ja hakkliha ostsid poest ja kõike. Et tegelikult lahe protsess, vaata. Jällegi Bondimise protsess. Majakaaslastega, toakaaslastega. Ja. Ma ütleks seda, et see, et Eestis harjunud inimesed asjad oma kohale panema, jah, ma toon teema tagasi sinna, kus ma tahtsin veel rääkida. Ühesõnaga, eestlased ei ole lihtsalt nagu rahvusena sellised, et asjad lähevad oma kohale tagasi või et hoitakse oma vahel korda. Nagu see on kasvatus.
kindlalt kasvatus, mu praegune ühikakaaslane, nagu inimesed on nii hullud kaunad, kui ei suuda ette ka kujutada, nagu inimesed on nii äärmusesse, ma mõtlesin ka, et see on tavaline, et sa koristad enda järelt ja ma ei tea, et ja see, mis sa rääkisid, see ühisköögis, teil oli ühisköök, eks? Meil oli 2 ühiskööki ja siis põhjus, miks mina näiteks närvi läksin selle peale, et need asjad ei olnud pestud, oligi see, et meil oli nii palju potte ja panne ja need kõik kuhjusid lihtsalt sinna kraanikaussi koos nende taldrikute ja nugade ja kahvlitega ja siis sa lähed sinna kapi juurde ja sa hakkad sealt midagi võtma ja mitte midagi ei ole, see kapp on tühi, sest need kõik asjad on seal kuskil jumala mustad või siis on need sinna pliidi peale jäetud mustane. Aga prussakaid ei tulnud sellest või? Ei, neid sellest ei olnud, sest see housekeeper käis piisavalt tihti, sest kuna vahepeal ta käis isegi 2 korda nädalas. Vedas, meil oli ikka prussakaid vahepeal küll korteris siis, et vetsus just mingi kuskilt duširuumist tuli ja siis lõpuks tuli välja, et toruga vist oli mingi jama või midagi. Meil oli ainult ämblik ja siis me karjusime nende peale. Siis kutid pidid neid välja viskama majast. See ühisköök on üks kõige haigemaid asju, seal näed ära inimeste nagu, no literaali, mul ei olnud meeles, aga nüüd kui sa rääkisid, mul tuli meelde nagu Eestisse või noh, kujutad ette, et okei, mu makaron on kuskil pliidi peale jäänud või kellegi makaron ja et see on nagu, seal nagu on eri kultuurid ka koos, meil oli ka Iraanist ja kus iganes riikidest ja nagu seal tekivad siuksed korralagedused, mille peale ei suuda ette kujutada, mäletan üks vend, ta tegi veel oma doktoritööd ja see vend pliidiraua peal, ma ei tea, kuumutas oma mingit seda fucking lavassi või mis iganes, nagu küpsetab mingeid asju niuksel viisil, nagu sa ei suuda ette ka kujutada, inimesed suudab teha ja see lõpmatud hunnikud nagu see köök oleks mingi ise puhastuv süsteem, lihtsalt see oli crazy, need mäed, seda paska, mis seal kõik inimesed suudavad korraldada ja siis sa näed kõiki neid inimesed, nad tunduvad normaalsed inimesed, nad on kõik üle 15 aasta vanused, pluss 5 aastat niikuinii on neil kõigil ja siis sa näed, mis nagu paska suudetakse nagu teha, see näitab, see on crazy, see on mu jaoks üks suuremaid uskumatuseid üleüldse nagu näha, kui nagu räpased inimesed suudavad olla või et suudavad jätta mingi oma vastutuse sellisel kujul nagu teistel kööki nagu lihtsalt pask vedelema, toit, mingi poti põhimõtteliselt on kraanikaussi, kelled nagu crazy. Issanda loomaaed on suur. ja ma täiesti nõustun nagu sellega. Tahtsin midagi öelda. Sa tuletasid mulle meelde, et meil suutsid poisid panna korteris pliidi põlema ükskord, niimoodi, et leek oli 0,5 meetrine kuskil. Märksin hommikul üles, ma lihtsalt kõnnin mööda, nagu sealt uks oli lahti ja ma vaatan lambist, mingi lõkke on köögis. Mõtlesin nagu, mis toimub. Siis mulle vaadatakse jumala rahumeeli otsa, öeldakse, et nothing. Kõndisin edasi ja muidugi laua sisse põletati auk, sest arvati, et ülihea idee on panna panid paberitükid siis tühja küünlaklaasi sisse põlema puitlaua peale ja ma ütlesin neile nagu, et kuulge, see klaas võib nagu kuidagi üle kuumeneda või pinge alla minna või mis iganes, ei midagi vahet ei ole, onju. Läheb mingi 1,5 tundi mööda ja siis ma kuulen räiget kisa, karjumist ja naermist, lähen vaatan laua sees on must ümmargune auk. Ja see lõpuks kateti siis vakstuga ära, millel oli ka auk sisse tulnud ja ma ausalt öeldes ei tea, kas aga võib-olla sellepärast ma ei olegi seda oma depositit kätte saanud, et see läks uue laua ostmisele. See võib olla küll sellepärast, et nad kontrollivad ju ikkagi üle kõik asjad. Kirjutama talle. See ei olnud minu süü, ma hoiatasin. Aga sa võid uurida. Ma uurin, kindlasti uurin, tuleb raha vaja. Midagi veel selle koha pealt, toakaaslased? See on võib-olla lihtsalt nagu teadmiseks siis inimestele, kes plaanivad minna, et vets ei puhasta ennast ise. Jah, ka põrandad ei pühi ennast ise ja kõik inimesed on niikuinii erinevad, erinevates kultuurides on erinevad koristuskombed, ehk siis sellega tuleb arvestada, et tead ette arvestada, et siis võib-olla on vähem seda närvi minemist ja see ei tule sulle nii šokeerivalt, kui sa saad aru, et kõik inimesed ei koristagi oma järgi.
või et osad võtavadki seda, et see kaob siit lihtsalt ära, sest sa ei tea kunagi, millal ta on harjunud sellega, et tal kodus koristaja käib iganädalaselt või üle päeva või midagi. Sest ma käisin esimene Erasmus, mis oli nädalane projekt, ma tegin seal Hispanis ja seal mul olid host-vanemad, seal käis näiteks üle päeva või üle 2 päeva käiski housekeeper iga päev koristamas ja nad olid täiesti harjunud sellega, et iga päev käib keegi ja koristab. Mina näiteks ei kujutaks ette, et keegi käib minu tuba koristamas minu eest. Vot, hea elu. Minu arust see kõige suurem nagu kogemus Erasmuselt tegelikult tulebki sellest, see ei tule sellest, et sa mõtled selle teise riiki, et ma ei tea, Hispaaniasse või kuhu iganes, mingi Türkmenistani vahet ei ole, kus lähed, et ma näen selle kultuuri toitu ja ma näen selle kultuuri inimesi ja kuidas nemad oma elu ülal peavad ja kõik seda. Jah, see on ka mingi osa sellest, aga nagu suurem kogemus ongi see, et ma ei tea, kui sa elad kuskil ühikas või jagad korterit või mis iganes, et sa näed, kuidas teised inimesed elavad ja õppida sellega toime tulema ja nagu üle elama seda ja nagu ka väljendama ennast, et kuule, et kus iganes piirid on ja kõike seda, et need crazy'd asjad, mida ei suuda ettegi praegu kujutada, need, mille pärast keegi ei lähe kuhugi Erasmusele, aga lõpuks tagasi tulles mul on nagu nii hea meel näha, ma ei tea, kui puhtusest rääkida, keegi mingi teeb elementaarseid asju või et mingi prügi, mida tema ei jätnud, ta võtab kaasa, viib kuhugi ära, et see nagu, sa hindad täiesti teisel tasemel mingeid asju, mida sa ennem seda isegi võib-olla ei pööranud tähelepanu või ei mõelnud isegi mingi asja peale. Must see on nagu kõige suurem kogemus, mis ma olen üldse saanud. Kui sa avastad mingid asjad, mis sa ei teadnudki, et sind närvi ajavad enne kui sa nagu puutud sellega kokku, sest võib-olla Eestis või kodus või sõprade seltsis sa ei puutugi nagu siukse asjaga kokku ja siis sa vaatad, et selliseid inimesi on ka olemas. Okei, aga see tegelikult häirib mind täiega. Et sa õpid ennast Erasmuse käigus tegelikult väga tundma. Et ma ütleks, et ma tulin sealt nagu palju täiskasvanulikumana tagasi. Ja ühtlasi, kui sa saad võõras riigis üksinda hakkama, siis sa saad kõigega elus hakkama. See on tõsi. Räägime nüüd asjast ka, kool, õppimine ja ka õppeained, mida me sooritasime, kui te sooritasite samal ajal siin, näiteks distantsõppel. Et minul oli niimoodi, muidugi see õppeainete valimine oli on ju tohutu protsess, paberimajandus ja lõpuks tuli üldse välja, et Malaga ülikool ei ole nagu päris õige ülikool minu erialale ja siis tuli skeemitada kuidagi. Ma ütlen kohe ette ära, et kes mõtlevad, et ma lähen nüüd Erasmusele ja äkki ma jään hätta õppimisega, see on okei. Juhtub. Senikaua, kuni sa ühe aine vähemalt saad üle kanda, senikaua on 15 EAP-d vist oma, jah? Ei, üks õppeaine. Sa vähemalt üks EAP. Vähemalt ühe õppeaine pead sa saama võtaga üle kanda, siis sul nagu Erasmuse selle rahastusega minu meelest vist ei tulnud probleemi, sest ma tean, et ma ei saanud kõiki aineid tehtud, siis ma täiega paanitsesin selle pärast ja siis mulle öeldi, et senikaua, kuni sa vähemalt ühe õppeaine saad üle toodud, siis on kõik nagu fine. Et selles suhtes... Siis seda on muudetud. Seda on muudetud, jaa. Ma ei tea, ma lugesin, kas oli üks õppeaine või oli üks EAP, on vaja vähemalt ära teha ja üle kanda. 15 EAP-d pidi saama selle semestri jooksul kokku, aga see võis ka olla siis, kui sa teed Eestis aineid paralleelselt. Okei, jah. Oli nii või? Ja. Minul tuli sellega niimoodi kokku, sest ma tegin Eesti ka paralleelselt neid aineid. Ma tegin... seal ja siis ma tegin Eestis distantsilt. No ma tegin ka Eestis distantsilt. 3 asja, vist oli 3. Ja kui 15 EAP-d kokku ei saa kaasartud Eesti ainetega, siis sa maksad nagu nende, kas puuduolevate EAP-dest või midagi hakkad maksma igatahes. Jaa, EAP-d on kallid. On. Mina võtsin kokku 4 õppeainet, millest ma sooritasin ära 2 tükki. Ja see on totally fine, see on okei, pole hullu ja tegelikult mul üldse kokku tuli nüüd kevadsemestrile, kui ma valesti ei arvutanud 27 EAP-d, mis on ju täiesti super, arvestades, et 30 on selline nii-öelda vajalik
siis on ainult 3 EAP-d vaja järgi teha. mul on üks soovitus ainult ja ma arvan, et see on nagu tagasi vaadates üks väga hea soovitus igatahes. Kuna mis me peame tegema on valid Eestist meil õppekavast ühe aine ja siis sa valid sealt välisriigist ühe aine, mis tunduvad piisavalt sarnased, siis sa esitad need vastavad ained oma õppekava juhile, eks, ja tema kinnitab, et jah, need on piisavad ained, eks. Nüüd, mis ma soovitan teha, on võtta põhimõtteliselt kõik oma ained, mis sul on veel tegemata Eestis, siis sa võtad ja proovid kõigile leida vastavad ained ja sa paned kõik esitad, see võib olla kas või 100 EAP-d ja esita need kõik ja proovi võimalikult paljudes seal kohapeal käia, sest ma ei tea, kuidas teil, aga meil pooled ained sa ei pidanudki mitte midagi tegema, sul lihtsalt pandi hinne välja ja üks, mis iganes hinne seal pannakse, Eestis sulle pannakse A ja ühesõnaga sa saad seal teha nii palju aineid ära tegelikult, sa saad nii palju EAP-si koguda, et sa võid oma 3,5-aastase õppe, mis Eestis kestaks 3,5 aastat, võid sa 2 aastaga ära lõpetada lihtsalt, sa saad seal nii palju aineid ära teha, okei. Sa ei saa tarkusi, sa ei saa seda aine sisu, sest seal tihti tehakse lõdvemalt, mõnes kohas tehakse raskemalt. Aga mul oli väga raske. Mul oli ka, sest meil oli see, et üks aine oli see, kus meil olid nagu vahesooritused või vahekontrolltööd ja teistes ainetes oli see, et tunnid olid, praktikumides pidi kohal käima, me pidime enda kaardikest valideerima seal, et kirja läheks, kui sa teatud arvu tunde puudusid, siis sa ei kohe läbi kukkunud vähemasti teoreetilises osas, ma ei tea, kas see ka praktikas väljendus niimoodi. Aga kui tunnid olid rohkem sellised chill ja nii, siis eksamid olid väga rasked. Neil oli, kuna me oleme ka see nii-öelda rakenduskõrghariduskool ja nende see kooli süsteem vastas meie sellele, et nad olid ka rakenduskõrgharidus põhimõtteliselt, siis neil on ka hästi palju neid praktikume, aga nende praktikumid on teistsuguse arusaamaga. Nende praktikum ei ole see, et ma olen laborisse ja ma teen seal neid asju actually läbi. Nende praktikum on see, et sul on vale mees, sul on ülesanne lahendada, see on praktika. Ja siis neil eksamid koosnesid sedasi, et sul oli hästi palju rasket teooriat ja siis sul oli neid ülesannete lahendamist ja nendest läbi saada oli väga raske. Mu see peamine soovitus lihtsalt on see ükskõik kui raske on, ega enne me ei tea, kui oleme koolis ja tunniseks, aga tagajärgi pole, kui sa kukud seal aine läbi. Tagajärjed on siis, kui sul pole piisavaid aineid, mis päriselt läbi teha ja seda sa ei saa hiljem teha. Kui sa teed seda oma OLA agreementi, seal 3-poolselt kinnitatakse su ained ära. Sa võid läbi kukkuda, sa ei pea isegi kohal ilmuma, aga pane kõik vastavusse, mis sa saad. Kui hästi läheb, sa saad sealt, ma ei tea, mis iganes arvu EAP-si ja kui halvasti läheb, siis sa lihtsalt saad vähem, aga kui sa seal läbi kukud, sa saad Eestis seal ilma igasuguse tagajärjed uuesti teha. Ja üks asi on veel see, et ütleme, sa teed mingi aine, mis Eestis, ütleme, matemaatika kõrgkoolil näiteks, ja see aine meie õppekavas on hindega 1-5 või mis iganes hindeline. Nüüd, kui sa seal selle vastava ained ära teed, ükskõik kas 5 või 1, siis Eestis see märgitakse ikkagi arvestatud, ükskõik mis viisil see siin Eestis nagu aine läbimise viis on, et nagu ei maksa laste heidutada, kui hinne seal on halb või mis iganes. Seal see loogika oligi see, et peaasi, et ained tehtud saaks või, et kas või siis nagu selle ühe aine saaks kas või tehtud, et ma saan selle võtaga üle kanda. Et siis on nagu kõik fine. Te tegite siis paralleelselt Eestis ka veel aineid või? Ma küll ei tegin. tegin. Ma tegin 3 ainet Eesti paralleelselt. Mul oli see hea, et ma olin kursakaaslastega seal, et siis me saime 2 aines oli grupitöid ja siis me tegimegi need grupitööd nii-öelda 3 koos siis ja esitasime õigeaegselt ära. See on mega tore või vaata, sa said minna nagu tuttavatega siis Erasmusele. Ja. Ma olin totaalselt üksi ja ma mõtlen üksi siis nagu, mul olid toakaaslased, aga selle 5 kuu jooksul ma ei kohanud mitte ühtegi eestlast. 0. Ja ometigi Malaga on selline koht, kus peaks nagu eestlasi olema, seal on oma eestlaste kommuun olemas. Ei, ma olin täiesti üksi ja siis, kui sa kuskilt klubist kuulsid eesti keelt, sa küsid, issand, kas sa elad siin või? Ja siis öeldakse, ma tulin reisile, ma mõtlesin, mine ka. Üks kord oli, kus ma olin rannas, päevitasin,
toakaaslastega, siis ma kuulen kuskilt kaugelt eesti keelt, selline vanem naisterahvas ja tuli välja, et elab seal ja oma 2 lapselapsega ja ma kuulsin seda eesti keelt ja ma igatsesin seda nii hullult, et ma tõusin püsti ja ma jooksin ta poole nagu mingi püsti hull inimene, ütlesin tere, vabandage. Kas mul on nii tore nagu eesti keelt kuulda, räägime äkki natukene. Ta oli muidugi ehmatanud, vaata kohe lõi välja see eestlaslik selline tõre pool, aga tegelikult oli jumala tore. Ülilahe oli, ta käis veel poes ka ära ja jättis oma lastelastega mind sinna ja noh. Aga see oli tasuta lapsehoidja. jah, ma suhteliselt. ma esimese semestri jooksul igatsesin eesti keelt nii palju, et ma tegin kohe semestri alguses omale selle pikenduse, et ma ei peaks Eestisse tagasi minema. Can't wait lihtsalt. Aga mis meie järgmine teema on? Järgmine teema, ja natuke pikaks kisub. Võtame nüüd ette peod, üritused, organisatsioonid. Vahemere ääres, või vist üle Euroopa isegi või maailma, ma ei tea, on 2 organisatsiooni, mis ongi nagu keskendunud Erasmusele. On ESN, Erasmus Student Network ja siis on MSC, Malaga South Experience. See on raudselt international. Ma ei mõelnud nii pikalt, et okei, ma olen juba jummala väsinud, kell on nii palju. Aga sellised asjad on ja üleüldse Hispaanias jällegi sa võid rannas lamada ja seal käivad inimesed ringi, noored, kes pakuvad sulle tasuta klubi või baari pileteid, shoti, mingeid vouchereid, asju. Sulle põhimõtteliselt makstakse selle eest, et sa läheksid õhtul välja või peole. Sa ei pea ise nagu oma rahakotist suurt midagi maksma, võib-olla mingi 4 eurot. Aga see, et sa mõtled siin, et Eestis sa lähed välja ja sa maksad hollika pileti 20 või 15 euri, absurdne. Sellist asja ei ole Vahemere ääres. Ma sain Portos tänu ISN-i kaardile tasuta klubisse sisse. No vot, ongi. Mul oli Malaga South Experience'iga sama. Ma tegin kohe selle ära, see oli mingi 20 eurot selle 5 kuu peale või mis ta on siis tegelikult, kehtib aasta aega. Ta kehtib aasta aega. Aasta aega ja mine kuhu tahad. Tegelikult. Ja näiteks selle Malaga South Experience'i kohta ma ei tea, aga Portos oligi näiteks selline, oli see ISN ja siis seal oli ELP, mis oli Erasmus Life Porto ja ütleme niimoodi, et sellega ma nii väga üritustel ei käinud, aga ISN-iga ta on üle Euroopa minu teada ja nendega on nii palju plusse, et kui alguses ma mõtlesin, et kas ma maksan see 20 eurot selle kaardi eest, siis ma pärast ei kahetsenud kordagi, et ma selle kaardi tegin, sest sa saad nii paljudele reisidele minna nendega, lihtsalt neil kodulehele tuleb üritus ülesse, bookid ära endale selle pileti või koha seal, maksad, ma ei tea, 10-20 eurot, väga kallid ei ole ausalt öeldes ja sa saad minna täiesti süüksele giiditripile. Malaga South Experience'il oli täpselt sama asi. Ja ELP-l oli ka seal Portos, aga nende eest sa maksid rohkem, sest ISN-il minu meelest on Euroopa Liidu rahastus taga, aga need teised on nagu ise tekkinud sinna, ehk siis nende eest sa pead rohkem maksma, sellepärast et sa pead nagu rahastama seda, aga ISN-il aitab natuke Euroopa Liit seda nendele tudengitele paremaks minu meelest teha seda experience'i seal. Ja siis ongi see, et sa saad käia reisidel, sa saad käia pidudel, sa saad käia igast sellistel tuuridel, et sa saad soodustusi baarides, sa saad tasuta klubi sisse, sa saad jumala väärt kaart minu meelest nagu. Mu jaoks on üllatav, et ISIC kaart on ju International, ma ei tea, Student Identity card. Ja midagi sükest. Jah, täpselt. Ja siis ma läksin Slovakkiasse ja siis seal on, et näed, kui teete ISIC kaardi, et see on 12 euri, saate kõiki neid hüvesi. Siis ma kirjutan, et mul on juba ISIC kaart, et ma kasutan seda. Ei, see on International card, nime poolest vähemalt. Sa ei saa kasutada seda niimoodi, ma pidin seal koha peal uue tegema. Siis mul nagu, what the hell, see on nii absurd lihtsalt, ma ei tea, ma olen nagu üllatunud selles loogikas. Kas te ei pidanud uut ISIC kaarti tegema või? ISIC kaart expired, seega ma väga seda ei kasutanud, aga seal ei olnud ausalt öeldes selliseid kohti, kus ISIC kaart väga oleks nagu
rolli mänginud, pigem oli see, et näitad seda ISN-i kaarti ja siis sa saad soodukat või tasuta või et sõltus küll asjast, aga ma isegi ei näinud, ei teadnud, et mingid muud siuksed kohad oleks, et see ISIC kaardiga saab seal soodsamalt, et pigem seal oli see ISN-i kaart oli siuke põhiline, mis meil toimis. Kas nende ürituste ja väljaskäikudega tekkis nagu oma sõprusgrupp ka või kus teil need sõbrad tulid, kellega te lähedased olite? Mina olin väga lähedane näiteks oma toakaaslastega, neist sai minu teine pere, nemad olid minu grupp ja nende kaudu veel tulid omad inimesed. Meil olid, kui meil alguses olid need tutvumispäevad seal koolis, nii nagu meil oli näiteks meie koolis eelnädal, siis leidsime endale koolist osad tuttavad, seal oli üks soomlane ja siis seal olid bulgaarlased ja need bulgaarlased ei olnud mul majakaaslased selles suhtes ja mina jõudsin esimesena meist 3 meie kursuselt sinna ja siis hakkasime nagu nendega väljas käima, vahepeal olid lätlased ja siis järsku oli see, et kõik leidsid kuskilt juurde inimesi ja siis meie grupist, nagu siuksest väiksest grupist või siuksest grupist, kus on 6-7 inimest, sai järsku hästi siuke suur grupp, et kus meid ongi mingi 20+ ja me kõik käimegi iga õhtu kirjutame, et võiks täna välja minna või võiks sinna minna ja siis kõik me olimegi kohal ja käisimegi kellegi juures külas ja siis läksime sealt edasi kas peole või kuhugi niisama ringi vaatama. Ja siis nendest sai nagu selline pere meil, et käisimegi, alustasime väikselt ja lõpuks oli siuke suur pere, pluss siis olid veel eraldi, et majakaaslased ja sellised tuttavamad natukene. Et meil oli siuke väga huvitav grupi laienemine. Nii, Reimo. Mis see täpsem küsimus oli? Kas sa leidsid endale pere sealt? Või kes oli su lähim siuke ringkond seal? Kust tulevad sõbrad, kui nüüd inimesed vaatavad ja mõtlevad, et ma ei tea, kuidas ma sõpru leiama lähen, võõrasse riiki on ja üksi, ma ei oska keelt mitte midagi, et see pole probleem. Kes mind toetab? Kust sa leiad neid? Ma ütleks, et kõige tähtsam on alguses nendest ühisüritustest osa võtta. Kui need maha magad, grupid moodustuvad, sealt välja ja siis on juba, sa pead hakkama mingit rasket tööd tegema, et kui selle kooli ESN või seal koolis tegutsev ESN siis vähegi midagi väärt on, siis nad teevad neid üritusi, eriti alguses rohkem, eks. Kui nendest osa võtad, siis nagu ei pea absoluutselt ise midagi tegema. Eriti kui sa üksi elad näiteks, sul on nagu oma ühikas, vaata, sa ei jaga kellegiga, siis jääb see siis võib-olla koorem või see otsimine sinu teha. Mul oli lihtne, mul kohe toakaased esimesel õhtul tõmbasid kaasa nagu välja paari, et see ei olnud probleem, ma ise ei pidanud väga vaeva nägema. Ma ütleks, et Erasmus on see kogemus, kus võib-olla toakaaslased ja majakaaslased on nagu väga hea selline lahendus selles suhtes, et kui Erasmusesse valdavalt lähevad inimesed, kes on nagu avatud ja avatud ka võib-olla siis suhtlemisele, aga kui sa satud majakaaslaste või toakaaslastega kokku, siis paratamatult on seal ka rohkem ekstroverte, kui näiteks võib-olla sina oled. Ja nad kuidagi tõmbavad su kaasa, nad viivad su kuskile välja ja siis sul ongi siuke, et mul mingil määral nagu enda siuke tuttavam seltskond on, et siis on nagu turvalisem või siuke, tekib parem tunne välja minnes. Et julged võib-olla rohkem ja siis sealt edasi läheb juba lihtsalt kõik. Et soovitaks kindlasti vaadata mitte päris üksikut korterit. Või see maitsed on erinevad, et võib-olla mõni ei lähegi sinna selle eesmärgiga, et ma ei tea, sõpru leida, et lähebki ise lihtsalt üksinda ringi vaatama, et siis ma ei tea, maitsed on erinevad, teevad erinevalt, aga mina soovitaksin vaadata, et kui on võimalik majakaaslased või korterikaaslased saada, et siis see on nagu hea. Midagi lisada, Reimo? Ja ma ütlekski seda, et isegi kui elad nagu messiganes, peaksid üksi olema seal korteris, kus iganes, et mitte alguses vältida neid ühisüritusi. See on awkward, need üritused niikuinii awkward, kui sa lähedki üksi, nagu Triinu oli ainus eestlane, ütleme. Ma olin ka ainuke eestlane, nagu ma tundsin vähemalt.
kui awkward on alguses minna, mõtledki, et okei, sa ei tea ühtegi inimest seal värki. aga samas See läheb nii seal on kiirelt üle. ma ei olnud ainus. seal on palju inimesi, kes lähevad samamoodi nagu sina, et sa oledki Täpselt. ainus seal. Seega nad on sama eesmärgiga seal ja siis sa leiadki seal, te saate bondida selle üle, et ma olen üksi, sa oled üksi, okei, võime koos ringi käia vaadata, leiame veel mõne inimese kampa ja sealt need nagu sõbrad ja tuttavad ja need tekivadki ja siis sealt lähebki edasi see lumepall veerema. Mul praegu tuli meelde, ma ei olnud ikkagi ainukene, meie koolist läks üks tudeng veel, aga me ei puutunud kokku. Ma arvan, me liikusime täiesti nagu erinevates selles suhtes gruppides või üritustel ja asjadel ja tegelikult mul oli nii kiire, kogu see Erasmuse värk oli väga kiire ja tõesti kogu aeg oli midagi teha. Et lõpuks oli pigem juba see, et kui keegi nagu tahtis kuhugi minna, siis sa pidid hakkama valima, et okei, ma täna ei jõua või mul on hoopis see plaan või et mul lihtsalt ei ole energiat selle jaoks nagu vaimselt juba. Okei, me oleme nüüd 1,5 tundi siin rääkinud. Jah. Ja see pidi lühike episood olema. Nagu alati. Yeah. Me ei pea kõiki teemas läbi ka käima. Oi, ma rääkisin 5% ära, ma arvan. Tegelikkusest kogemusest, aga võtame kokku nüüd sellega, et kuidas oli tagasitulek. Mina nutsin lennukil. Ma nutsin juba mitu päeva enne tagasitulekut tegelikult. Ja siis mingi hetk oli mul see denial, et mul oli siuke tunne, et ei, ma ei lähe tagasi, ma ju tulen kohe tagasi, kui ma käin nagu Eestis reisil ära ja siis tulen tagasi. Ja siis, lennukis ikkagi oli see, et vahepeal nutad seal oma ette ja siis on nii kurb ja ei taha minna ja kuidas ma lähen ja see sõpradega, ma olin üks viimaseid, kes sealt ära tuli, sõpradega hüvasti jätmine. Ma ulgusin nii palju, et ma vist ei ole... Ma ei tea, millal ma kunagi nii palju nutnud olen. Aga anna andeks, Reimo, korra räägin kiirelt vahele. Tahtsin enne ühe asja veel võtta läbi. Tihti, kui inimesed mõtlevad Erasmuse peale või kes siis sellest teavad, vahetusõpingud siis... Erasmus? Erasmus? Jah. Kes mõtlevad selle peale, siis võib-olla seostub ka nagu see selline idee hüppab peast läbi, et äkki ma leian endale kellegi sealt. Nagu äkki ei ole ainult sõbrad, vaata. Sest kui ma enne mingi TikTokis... Äkki leiad ema omale sealt või? ma pigem mõtlen nagu partneri, vaata. Midagi sellist on ju. Armud ära räägitakse TikTokis, kui ma scrollisin Erasmuse neid kogemusi ja lugusid, siis seal tuli ka ette mingi, ma ei tea, Erasmus Love ja sellised asjad. Nagu, kas teil tekkis midagi sellist ei olnud absoluutselt. Portugali mehed on nagu ei või? Ma pigem ei vaatanud sellise pilguga seal ringi. Et ma pigem pühendasin enda nii-öelda väljas käimised ja selle peale, et leida sõpru, olla sõpradega ja lihtsalt have fun. Ma ei usugi, et nagu ringi peab vaatama päris, on ju otsima. Aga seda asi ka ei tulnud, et ma ei tea, armastus satub sulle tee peale ette, et seda mul niimoodi ei olnud selles suhtes. Okay. Et ma ei tea. Reimo, ei olnud mingit dramaatilist armastuslugu, mis jäi Slovakkiasse? See oli nii, et nagu paar tšikki oli, aga siis... Nad tuleb! Nüüd on järgmised 1,5 tundi. Ei, oota, hästi kiirelt. Ma ei olnud nagu... See oli ühepoolne huvi, ütleme nii. Ma ei olnud huvitatud, aga siis mul üks sõbranna seal, kellel tulid Serbiast sõbrannad sinna külla. Ja siis nendega saime hulle hästi läbi, siis ma läksin paari kuu pärast neile Serbiasse ilma oma selle algse sõbrannat üldsegi külla. Ja siis hiljem nad tulid mingi aasta või 2 hiljem Eestisse külla ja siis sealt tekkis mingi asi korraks. Aga et neid käände ja neid käike tekib nii kreisisi erinevaid, mida sa ei suuda isegi ette kujutada. Ja nagu sa lihtsalt ei suuda ette kujutada hiljem, sa lihtsalt mõtled, et tore, et ma läksin lihtsalt. See on õhinapõhine kogemus. Aga sa räägi nüüd meile sellest, mis sa küsisid. No kuidas nägu läks või? Appi. Okei. Ja ootamatult tuli täitsa armastus. Hüppas ette tee peale. Et väga tore on ja oleme koos ja käin külas ja ta käib külas ja
kas ta on üks su korterikaaslastest või korterikaaslase sõber. Vot selle järgi ta tuli sinna üldse niisama puhkama, et kui ta, nad on nagu parimad sõbrad, see minu korterikaaslane ja siis mu kutt. Ja kutt sai teada, et tal sõber läheb Hispaaniasse Erasmus tegema ja siis ta mõtles, et davai, ma lähen kaasa 5 kuuks. Mul on nagu raha, onju, ma lähen puhkan lihtsalt. tal niisama vedeles 5 kuu raha kuskil. Jah. Oi, ja siis oligi see, et vahepeal nagu, ma ennem ütlesin et kogu aeg oli nagu mega kiire, aga vahepeal tekkis seda vaba aega ka ja siis oli lihtsalt see, et mul 2 korterikaaslast käisid koolis ja siis see üks tema sõber käis praktikal nädala sees, siis mul olid vabad päevad ja ta käis niikuinii meil kogu aeg korteris ja siis oli umbes see, et et lase mind sisse või et ma lähen jõusaali, meil oli kohe korteri ees jõusaal ja pood ja kõik asjad olid hästi lähedal. Ja siis vaata iseenesest nagu jutt hakkab pihta ja asi hakkab veerema ja ja vaata, kuhu sa jõudsid nüüd omadega. Te olete kihlunud juba või mis seis on teil? Ei ole kihlunud. Mm. Ei ole. Veel. Te jätad lihtsalt eetris mainimata või? Ei ole. Okei. Ma ei tea, äkki nad pärast vaatavad seda, nad kindlalt tahavad seda episoodi nagu Ja vaadata. tõlgi ära Nad ei terves oska ja nagu ma ei tea. Ei, me paneme need tiitreid alla vaata sinna. Ja, aga see kindlasti tegi selle Erasmuse kogemuse veel rohkem nagu ma ei oska öelda, ma ei oska nagu seda õiget sõna öelda, meeldejäävamaks, aga unustamatuks. Eks valus oli ka ära minna, mitte ainult nagu korterikaaslaste pärast, vaid üldse nagu see teadmatus ja kõik, sest sa lähed sinna, sa ehitad endale elu üles ja siis tegelikult selle teadmisega sa tirrid selle 5 kuud hiljem maha, kõik läinud. Et sa tuled tohutu vaimse pagasiga tagasi enda siis koju. Mulle ikka jäi see meelde, et IC-kaarti ei saanud kasutada, nagu see on international student identity card, nagu literaalis võid selle kokku voltida, kokku rullida, ninast sisse lükata, sest sellest ei ole lihtsalt mitte midagi kasu. Eesti kaardist ma siis räägin. International student identity card. No jah, nüüd oleme tagasi Eestis, kõik läbi teinud selle. Saaks, ma teeks uuesti. Nüüd oleme me need, kes saavad oma kogemust jagada. Jah, mind kooli peal näete, võite tulla küsida. Ja sama siin. Ja mind ei või. Meil on tundide kaupa jahvatada sellest. Me lihtsalt ei saa nii pikka episoodi vist Kas te suhtlete oma toakaaslastega? Viimane küsimus siia episoodi, siiamaani. Või nagu sõpradega siis, kellega te kohtusite, suhteid lõite? Vahepeal ikka suhtleme. Kaua sul nüüd möödas on? Ma tulin veebruaris tagasi. Veebruari lõpus. Mingi pool aastat. Ja Reimo? Umbes küll seda asi. Reimo, sul? Ja külas käin teineteisel, nad mul külas käin, ma neil külas käin. Üks Itaalan läks Taani vahetusõppesse, siis mina ja üks prantsuse tšikk läksime. See on see, mis ta nimi oli? Michele. Käisime Taanis külas, olime seal mingi nädal aega, mis teineteisel külas käinud, peredel külas käinud, igat pidi teinud külas käinud. See on nagu pull mõnust. Üks isegi mõtles, et ta tuleks Eestisse tegema Erasmust. Küsis minu käest ka informatsiooni selle kohta. Kui ta kuulis, et siin külm on, siis ta mõtles, et ta vist siis sügissemestril ei tule, aga nagu kevad palju parem oleks. No jah, täpselt. Aga jah, ma ei tea, meie suhtleme ikka veel, et meil need grupid on aktiivsed ja vahepeal sinna ikka tuleb, et jah, mitte küll nii palju, kui me nagu kohapeal suhtlesime, et aeg-ajalt ikka on niisugune vaikus ja siis järsku tuleb, et ojou, kutid, hai, kuidas läheb? Okei. Sa suhtled või? Muidugi suhtlen, mul on nii vähe veel möödas ka, aga no sul on see armuke jah, temaga, aga teistega? Reimo, mis armukene! Või armastus? Suur armastus. Aga teistega? Suhtlen, me kõik suhtleme ja nad omavahel suhtlevad ka, meil juba toakaaslased, prantsakad käisid Belgias ja igal pool käidi selles suhtes läbi, kõik on üksteist näinud ja ma ei olnud ainukene, kes endale sealt kellegi leidis. Meil see grupp, mis meil oli, mina, mu toakaaslased, see sõber ja siis veel 2 tüdrukut, sealt tekkis 3 paari. Nii et meil oli nagu selles suhtes väga tore. Teate, Erasmus beebide üle peetakse ju arvet ka, et kui palju lapsi on tekkinud Erasmus projektides käinud inimestest siis ja juba mitu aastat tagasi ületas
kas oli ületas juba 1 miljoni, kas võis olla või oli mingi muu, ma mäletaks nagu ületas 1 miljoni juba. Triinu silmad läksid särama kohe. Aga see on pull, ega lõpuks eesmärk ongi ju, kui hakata mõtlema, miks peaks rahastama mingi Euroopa Liit meie mingit külastusi värkis ongi ju, sa teed neid rahvuseid, segad kokku kõike seda, rahvusvahelised koostööd, ettevõtlus, majandus, see kõik ju väga raskesti mõõdetaval viisil, aga seob, näen küll su käe viipeid. Eesti iive, see on Eesti iive. No aga seda ei ravi... võib-olla Prantsuse, ma ei tea. No jah, seda ei suuda Jeesus ka ravida, Eesti seda negatiivset iivet, aga muidu küll jah. Okei, kas teeme nagu nüüd, räpime kõik? For sure. Ma arvan küll. Tahaks koju minna, homme on väga varaloeng. Teie jaoks. Aga tee see räpp siis. Topelt juhtuburgeriga. Räpp!